No hei hei, siin krüptogaraaž. Tervist kõigile. Ootame siin natukene aega inimesi. Siin on krüptovõti Marta. Kui naised räägivad saunas, siis mehed räägivad garaažis. See siin on krüptogaraaž. Kõik saate tegelased, kangelased on välja mõeldud, siis rängas joobeolekus. Enne saadet suitsetan ma kummiliimi, joon puupiiritust, kujutan asju ette. Kõik info tuleb mul siin krüptovõti Marta käest, põhimõtteliselt on see saade tehtud raskes joobes olles ja ainult hariduse ja huumori jaoks. Hariduse jaoks siis, kuidas olla mitte nagu krüptogaraaž, ja huumor on siis selline, et saame naerda palju. Vot. Siin ei ole finantsinfot, et päris eluga kokkusattumused on puhas juhus, sest kangelasi on ju ka vaja. No. Tervitus. Tere. Kuidas läheb? Kuidas kube kärab? Kuidas Bitcoin tõuseb? Kuidas Sonic lippab? Kuidas Lioness raha toob? Täna Sunshine Rege. Täna Sunshine on teemaks, siis keegi saab varsti trellid, et täna on meil neid kangelasi siin rohkem saates, keda pilastada ja mõnitada. No, nagu ikka, Bitcoini tolad, siis on meil Sonicu tolad ja palju muud võib-olla. Sõltub, kui väsinud ma olen, et päris palju on siin nagu Dubais saanud klientidega suhelda ka, et olen siin Dubai kuulsustega kokku saanud, et see on nii väsitav töö. Et kui sa vaatad neid siin igasuguseid Sonicu staarinvestorite videosid, siis võtab lausa põlved nõrgaks. Nii kõvad vennad. Vend teeb seal videot, kuidas tal Dubais elu läheb, siis ka siin kõik tehakse mulle välja ja ma isegi ei teagi, palju mul hommikusöök maksab. Ma ei tea seda, ütleb siis meie rahvuskangelane Sonic AI tola. Ma ei teagi, palju siin söök maksab. Ma ei tea, tehakse välja mulle. Vend seal paneb seal konihambus, laseb seal onju. Ja lõpuks on see, kui saab oma menüü kätte, siis meie Sonicu armastatud kangelane. Ai, potsi räis, ma maksin 50 eurot selle sita eest, räis üldse mulle ei maitse. Mingi 10 minti räisk laseb vend siis videos seal, et kuidas ta ei tea, kuidas maitseb, vaata see Dubai. Tähendab, ta ei tea, palju maksab see Dubai söök, sest kõik tehakse välja talle. Ei tea hindasid. Kui saab söögi kätte ja see ei kõlba talle, siis on kurat, 50 euri läks tühja räisk. Vaat nii kõvad vennad on. Meil siin need Sonicu promojad. Et päris äge oli vaadata, kuidas see Sonicu vend siis seal basseinis naudib seal kuuma päikest ja moor ka ujub koos temaga ja rüüpab seal tõltsi ja siis konihambus ja seletab siis seal, et täna õnnestus mul siis laua taha tõmmata Dubai legendaarne kaupleja, et 30 aastat on ta siin kaubelnud ja sain ta siis laua taha tõmmata. Türa ainukene asi, mis oli sulle tõmmati laua peal taha raisk. Kurat, kui sa arvad siin, et sa saad selliste vendadega kokku seal kriminaal. Sa ei saa selle venna turvadestki mööda, onju. See selleks vend siis paneb seal, tajame siis selle mehega juttu ja kohe oli näha, et tal pole mingeid küsimusi. Saad sa aru, see Eesti Sonicu kangelane on veel nagu nii deliiriumis oma selle jutuga, et ma siin tõmbasin selle legendaarse kaupleja siin letti ja ta on võiks mulle vanuse poolest vanaisa olla, aga mingid küsimusi tal mulle ei olnud, ja veel vend lisab siis järgmisena, et päris hea oli näha kui ikkagi see 2 meest, kes asjaga kaua on tegelenud, siis teavad, millest räägivad, et tal ei olnud mingeid küsimusi, et tal oli juba teada, mis asi on siis stop loss ja mis asi on kasvum ja et isegi minul oli natukene õppida tema siis sellest jutust. Vend on nagu nii seda deliiriumis seal onja.
et kirjutab ja seletab siis, kuidas, et no ja siis lõpuks paneb veel eriti hästi ka oma videosse, et noh, et hetkel on nagu ots lahtine, aga põhimõtteliselt on see Dubai legendaarne 30-aastase kauplemisstaažiga mees nõus tulema minu tiimi üle, et jah, aga kõik asjad on veel lahti seal. Vend seletab niimoodi seal ja päriselt inimesed usute ka seda laivi või seda, noh, seda kuradi Dubai vlogi või? Kuidas vend tuimalt ajab paska, et 30-aastane kuradi 30-aastase kauplemisstaažiga 30-aastase kauplemisstaažiga vend tuleb Eesti tolale tiimi üle või? Dubai rikkur on ta, onju. Ja nii räägib seal. Ja vend julgeb veel öelda, et noh, tal ei olnud mingeid küsimusi ka, et noh, tore oli näha, et ikka, et vennal on selge risk ja stop-loss, et meie vahel ei olnud mingeid selliseid labaseid küsimusi, et oli küll teie vahel labased küsimused. Sul kuradi venna turva küsis, et kas tahad nuia sittarisse saada või elektrišokki raisk. Nii labased olidki su kuradi küsimused, mis sulle esitati. No ikka teine kosmos, vaata, noh, kuidas vend seal ülbitseb ja esineb üle, et no siis Dubais on ka üks probleem, millest ma tahan rahvast teavitada, et noh, Dubaiga juhtus nüüd mul selline asi, et mul lihtsalt hommikul kaotasin 5 sotti ära, et noh, ma ise ka ei tea, kuhu see 5 sotti kadus, et noh, Dubail on kombeks selline asi, et su raha lihtsalt kaob. See on uskumatu, noh. Kuradi vend ülbitseb Eesti YouTube'is, kuidas ta fucking on kõva vend Dubais, et suutis 5 sotti hommikuga ära kulutada. Vaadake neid autosid, millega isad sõidavad. Need autod on väärt rohkem kui siin poolte Eesti inimeste kuradi terve generatsiooni jooksul teenitud kuradi rahad, onju. Ja vend seal ülbitseb oma 5 sotiga, noh. Noh, kui te näbi ei näe, et see pask on, siis pole midagi öelda, noh, siis ongi see Sooniku tola oma rahad ausalt ära teeninud, vaata. Nii lihtne see ongi. Vot. Aga siis jätkame nagu nüüd. Sa ikka nii kade ei ole kade, saad ploki peale. Vot, paneme Saarele ploki peale. Ma ei viitsi siin Sooniku nende fanattidega vaata vaielda, et noh, nii lihtne see ongi, et kõik, kes siin krüptogaraažis on, teavad seda, et krüptogaraaž on kunn, mitte munn. Ja on ainult üks arvamus ja see on minu arvamus. Ja krüptogaraaži protsessor kõrvade vahel töötab hoopis teisiti kui igasugusel Sooniku tolal. Ja võtame ette siis uudise, mis paljastab tõe, mis võib juhtuda siis nende Sooniku vendadega. Et ma annan teile väikse õpetuse eluks kaasa, mida te saate nende Sonic AI kuradi vendadega teha. Uudis tuleb Venemaalt. Putinist! Kuula uudis ära. See õpetab mõtlema sind. Varsti teatris sinu lähedal. Venemaa FSB korraldas reidi krüptobörsidel Moskva City keskuses. Venemaa ametivõimud korraldasid reidi 9 litsentseerimata krüptobörsile Moskva City's. Huvitav, kas meil on mingi börs, mida Eesti TikTokis promotakse, kellel pole litsentsi? On meil või? On või? On küll. No, krüptogaraaži rattad hakkasid kohe keerlema peas nagu, et masinavärk läks tööle, et Moskvas tehti siis reide reguleerimata krüptobörsidele. 9 krüptobörsil löödi uks madratsiks, mindi sisse. Uurijate andmetel peeti kinni üle 20 isiku. Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus ehk meie mõistes võiks öelda kapo viis koostöös siseministeeriumiga läbi koordineeritud operatsiooni 9 registreerimata krüptoteenuse pakkuja vastu, kes tegutsesid Moskva keskuses. Paks on kade. Paks on nii kade, kui sa saad kuradi kumminuia sittarisse seal ja keegi hoiab sul kurat põlve kuradi kõri peal ja on nii kade su üle raisk. Mulle meeldivad ka sadomasu mängud, et raisk kurat, ma tahaks ka kohe seda kogeda, vaata, onju.
ei taha ikka küll, et noh, meil on erinevad hobid, vaata, et üks on pervert, teine on lihtsalt normaalne inimene, tähendab, see viimane normaalne olen vaata mina, onju. Et noh, ei tasu siin ülbitseda midagi, et paks on kade nendel Sooniku vendadel. Vot. Ja siis ongi, et noh, poisid võeti sealt kinni, onju, ja et uus regulatsioonide sisse asi võeti alla Venemaal ja mis nüüd tulemus on siis, et uurijad väidavad, et mõned neist vahetuspunktidest siis illegaalsetest börsidest siis Moskvas töötlesid tehinguid kuni $2 miljoni ulatuses päevas. Eestis ma kuulsin seda, et 1 miljon Soonikuga töödeldakse päevas, et põnev, tänan südamete eest, et ainult mina olen siin uuriv ja paljastav ajakirjanik. Et noh, finantsmaailmas päris uudised tulevad ainult siit. Ja mis siis on, et ja need rõhutas siis seda märkimisväärset ulatust, et 9 punkrit ja nii mõnigi punker, illegaalne börs, liigutas siis $2 miljonit päevas. Nii, Siseministeerium on algatanud juba kriminaalmenetluse suuremahulise pettuse eest. Süüdimõistmise korral ähvardab kahtlustavaid kuni 10-aastane vanglakaristus. Vot. Ja siis uurime, et mis võib juhtuda siis nagu selle Soonikuga, et kas me saame õieti aru, et kui Dag Marketsil pole Venemaal litsentsi, siis tema promotegija võib vangi minna. Jah, te saate täiesti õigesti aru, kui litsenseerimata platvorm nagu Dag Markets Venemaal reklaamitakse, seab see selle promoja end väga suurde juriidilisse ohtu, riskides reaalse vangistusega. Ja asi on veelgi tõsisem. See oht ei puuduta promojat ainult Venemaal, vaid ka Eestis ja kogu Euroopa Liidus. Alljärgnev on juriidiline selgitus siis asjast ja Soonik AI-st. Venemaa Föderatsiooni keskpank jälgib finantsturge ülima rangusega. Ilma litsentsideta tegevus Venemaal ei tohi ükski ettevõtte pakkuda Forexi või siis CFD ehk siis digikulla teenuseid ilma keskpanga litsentsita. Dag Markets on reguleeritud Mauritiusel ja neil puudub igasugune õiguslik õigus Venemaal tegutseda. Kriminaalvastutus Venemaa seadusandlus hiljuti karmistatud, näeb ebaseadusliku finantstegevuse organiseerimise ja propageerimise eest 4-7 aastat vangistust. Kui inimene meelitab teisi oma raha sinna kandma, käsitletakse teda kui kuriteo kaasosalise või kelmuse organiseerijana. Olukord Eestis ja Euroopa Liidus, kui promoja on eestlane. Kui promoja on Eesti kodanik, kes teeb venekeelseid või eestikeelseid esitlusi, näiteks Zoomis, TikTokis, Telegramis, kehtivad talle Eesti Vabariigi seadused. Karistusseadustiku paragrahv 211 investeerimiskelmus. Kui keegi reklaamib platvormi, esitades selle kohta valeandmeid, näiteks teie poolt mainitud võltsitud Dag Marketsi kuukäive või lubades Soonik AI kaudu püsitootlust, on see investeerimiskelmus. Karistuseks on reaalne karistus Eestis kuni 5 aastat, kergemal juhul rahaline trahv. Finantsinspektsiooni loata tegevus. Eestis ei tohi investeerimisteenuseid reklaamida ega vahendada isik, kel pole Finantsinspektsiooni litsentsi. Püramiidi skeemi ja kelmuse kaasosalus. Kui Dag Markets osutub klassikaliseks skämmiks, kui ühel päeval raha suletakse ja raha kaob, vastutavad värbajad juriidiliselt. Politsei- ja Piirivalveamet PPA algatab sellistel puhkudel kriminaalasju kelmuse paragrahvi alusel, kus kaasosalisi ootab reaalne vangistus. Hei, näed, mul siin on uus bot. Kas sa tahad
finantsvabadust, kas sa tahad olla iseseisev, kas sa tahad ise oma perse eest otsustada, siis ära liitu selle pasaga. Vaat, nii lihtne see ongi. Et vaat sellised on ju need. Vaevalt, et Eestis viitsib tegeleda asjaga. Ei juhtu neil midagi. Vaata, juhtub ikka küll, kui see väide vastab tõele, et 1 miljon päevas liigutatakse Eestis. 2500 inimest eestlast pidi sees olema. Vaat, et kui 2500 inimest on seal sees, siis see on meeletu mastaabiline Eesti kelmus. Vaat, ja küll see asi ära tehakse. Ja nagu Galant ütleb, et Foseuse eestvedajad on ka uurimise all, et vaat. Et ei ole midagi siin nendel sooniku toladel, et teevad siin aga YouTube'is ja TikTok'is oma suume, et näed, teeni raha ja noh, üle maailma on see kuradi petuskeemiks, et Taag Markets pandud, üle maailma on kuradi hoiatused on väljas, tegu on petistega ja sa värbad sinna sisse. Ise võltsid veel dokumente kaasa ja toodad sellist kuradi sousti, et trellid on reaalsed, sellepärast, et kui tekib ikkagi avalik huvi, no meil kui on 2500 eestlast sees, et noh, mis te arvate, kui palju seal jäämäe tipus võib need olla siis, kes nagu päriselt nagu seal pääsevad nagu selles mõttes, et saavad oma rahad kätte. Ja kui see putka kinni pannakse, et 2500 ma arvan seal, et kõva mingi kuradi 2400, kui mitte 2450 eestlast jäävad rahast ilma. Ja ma arvan seal, et kui ikkagi mingi hea paarkümmend või paarsada kuradi kohtu teadet tuleb, siis tuleb selline nagu ühisavaldus nende vastu, et mis sellest Roosaare teemast sai, ei midagi. Noh, Roosaare puhul oli see, et seal oli palju tähtsaid ninasid ka sees, vaata. Sõltub, kui palju tähtsaid ninasid selles kuradi soonikus on. Noh, põhimõtteliselt on lugu selline, et kas saab midagi või ei saa sellest midagi. Kõige tähtsam on see, et krüptogaraaž siin saab neile puid alla panna, paljastab kuriteo. Kuriteo olen ma ära paljastanud, et noh, ma olen potentsiaalselt päästnud paljusid inimesi, kes mu videosid näevad. See on peamine, et noh, ega mina ei ole see kohtumõistja nende üle. Minu ülesanne on lihtsalt olla see avalik kangelane, vaata see noh, kuidas antakse ju medaleid vaata kodaniku vapruse eest, et noh, vähemalt ma olen selle asja letti teinud. Ma olen selle asja vähemalt letti toonud, et see on kõige tähtsam asi. Ma ei ole kuradi selline enda hinge maha müünud, vaata varganägu, kes tuleb ja promob siin sitta, et oi, liitu minuga, liitu selle projektiga, vaata, ma luban teile kuradi siin tähed ja taevad, vaata kokku, on ju noh. Mul ei ole seda. Mul on selline väike annetusklubi, et kui teed mulle 50 eurot annetust, siis näed minu seda uurimustöid erinevate krüptode kohta, näed aktsiate kohta minu uurimustöid, et lihtsalt sa näed nagu minu materjale, mis ma olen kokku korjanud 50 euro eest kuus. See, mis sa nendega edasi teed ja näed rahvusvahelisi uudiseid, mis ma leian, see on juba sinu enda asi, vaata. Et ma ei meelita sind kuhugi raha panema, et täiskasvad mees, teed ise oma otsused. Aga kui ma luban sulle ikka reaalselt, oi, sa teenid nüüd stabiilselt 30 prossu, siis see on selge kelmus. Vaat, ja teine asi on mul see, et ma õpetan ka kauplema. Kuidas ma kauplema õpetan? Mängurahaga, et tõestan nagu ära sulle, kuidas ma siis võistluskorras tema kontoga rahvusvahelisel võistlusel 56 000 võistlejast olin 363, et saad selle info nagu edasi, kuidas ma siis võistluste tingimuses saavutasin selle hea asja, hea koha. Et see, mis sa selle teadmisega edasi teed, et kuidas ma 9 päevaga tegin 18,8% sinu enda asi. Noh, ma ei ütle sulle, et ma olen päris raha pro kaupleja, noh, ei ole. Ma räägin ära, et ma olen võistlustel osalenud ja noh, see, kas sa ise võtad oma otsuse vastu ja lähed selle teadmisega päris rahasse, see on su enda asi, vaata. Aga see, et kui sa põhimõtteliselt on ikkagi see nagu vana hea kuradi ICT, aga ICT puhul ma kasutan seda mölavaba versiooni, et ei koorma ennast igasuguse pasaga. Kõik, kes ICT teavad, siis
ICT on öelnud ilusti maha, et lint ajab taga kahte asja. Likviidsus ja FEG. Rohkem pole vaja sul. Vaata kaarti, kus asuvad kliendid, kus asuvad FEG ja sinna siis see asi on olemas. Vaata igasugused börsid ja prop-firmad korraldavad võistlusi ka ainult. Ja siis Funded Next korraldab iga kuu võistlused ja siis võtsin ühest võistlusest osa. 56 000 inimest oli seal. Lõpetasin siis 363. kohaga. Pildid on olemas, tasulises klubis on üleval ka mu päris nimi ja palju võistlejaid oli ja minu koht ja sain auhinna raha ja puha ja kõik tore. Et 9 päevaga 18,8 prossu, et saan sulle see teadmise edasi anda, kuidas sa siis saad mängurahaga mängida. See, kas sa pärast mängid päris rahaga, selle eest ma ei vastuta ja sedagi mind vastutusele võtta. Vot. Kas Eestis ka sellised miljonär-treiderid nagu USAs? Ma arvan, et on, aga nad on vait. Ma arvan, et nad on vait, nad ei esine siin. Või on siis kõik on kuradi skeemitajad. 2 varianti, kas nad on vait või skeemitajad. Et põhimõtteliselt ma saan ka aru, miks eestlane võib vait olla. Eesti on väike riik ja igasugune tola ei pea teadma seda, et kas ja kus palju sa teenid, vaata. Ei pea teadma lihtsalt. Ma saan aru, kui ka mõni miljonär treider kaupleja Eestis vait on. See ei ole inimeste asi, vaata. Nii lihtne on siin Eestis üles leida, vaata, minna külla. Eile laivis rääkisin põgusalt ju seda, kuidas Prantsusmaa võib see aasta teha siis ära eelmise aasta krüptovarguste rekordi, et juba on üle 30 miljoni siis euro väärtuses krüptot röövitud inimeste kodust, on minnakse inimese kodu, antakse kuradi suure võtmega pähe ja oledki krüptost ilma. Et ei ole vaja seda. Et ei ole vaja seda asja lihtsalt, Et ma mõistan, miks nad on vait. Aga Bitcoini dolad, need tuleb ka ette võtta. Kui ma alustasin oma karjääri siin, eelmise aasta augustis olid mul Bitcoini dolad, nüüd on siin nagu ka Sooniku dolad ja on ka siis, see mitu saadet on tehtud vaata Soonikust, aga see ikka see minu see südameasi, see Bitcoini dolad ei ole kuhugil ära kadunud, et täna tuleb siis Bitcoini doladele väike artikkel, et 5 õppetundi 13-aastaselt Bitcoini hoidjalt, ehk ta hoidis 13 aastat. Kes kaotas Coldcardi häkis kõik. Ja XRP dolad, ma ütlen seda, et saad XRP dola siis, kui sul kogu raha on XRP-s. Vaat. Siis saad XRP dolaga, kui riskid on jaotatud, siis on nagu hea. Ja ongi siis pikaajaline Bitcoini hoidja Atlas Phoenix Bitcoin teatas, et kaotas 13 aasta säästud mõne minutiga pärast hiljutist Coldcardi häkki. Coldcardi häkk oli siis selline lõbus asi. Mida krüptogaraaž on alati rääkinud? On rääkinud seda, et külmad rahakotid on ka üsna pask juba. Külm rahakott oma krüpto hoidmiseks on üsna pask. Et Mika seadused on alla tulnud. Ehk see tähendab seda, et krüptobörs, kes Euroopa Liidus tegutseb, allub Mika reeglitele ja Mika reeglid näevad ette seda, et sinu see krüptovara peab olema firma varadest eraldi hoitud ja kaitstud ja firma ei tohi su krüptoga midagi teha. Ei ole sinu võtmed, pole sinu krüpto. Enamus krüptorahakotte peale Tresori on kinnise koodiga. Ta ei tea, palju tagauksi on seal kuradi mälupulgal sees, on ju. Siin ongi nüüd murekoht. Coldcard, ainult Bitcoinile tehtud, siis külm rahakott. Mis selle tulemus on? 6 aastat oli error selles Coldcardi siis külm rahakotis, koodi error 6 aastat. Mitte keegi ei kontrollinud seda, kas kood päriselt töötab.
Saad sa aru, 6 aastat oli see, 6 aastat mitte keegi ei kontrollinud, kas rahakoti see kuradi tarkvara päriselt töötab. Ja ühel hetkel nüüd siin nädal aega tagasi häkker mõtles, et aga ma lihtsalt vaataks, et kas see tehnoloogia siis selle kuradi serveri sees töötab. Klõpsis seal paar klõpsu, soo, kõik koodid olid tal näha ja 130 miljonit Bitcoinis lasi rotti. Vaat, lihtsalt mõtles vend, et ei tea, vaataks paar klõpsu. See oligi niimoodi, et mitte keegi Cold Cardi krüptobörsi, selle krüptorahakoti nendest Ledger on, ma ütlen kohe oma Ledgerist oma arvamuse. Kohe ütlen sulle. Peale, kui lõpetan Cold Cardiga. Et Cold Cardi kuradi sellest programmeerijatest, andmekontrollijatest, turvajuhtidest 6 aasta jooksul mitte keegi ei kontrollinud, kas päriselt peidetakse ära koodid. Mitte keegi. Mitte keegi kontrollinud. Ei suvatsetudki kontrollima. Vaat. Ja läks 6 miljonit. Ledger, Ledger on hea koht või? Aga Ledgeril on ju selline asi nagu Ledger rahakotil on ju selline probleem, et tal on ju nüüd see mõnus ja armas lahendus, et siis saad oma koodid varundada. Kaotad oma koodid ära, võtad siis Ledger supportiga ühendust, on ju. Aga kui Ledger supportil on error sees, lähevad su koodid minema. Sa usaldad nagu oma koode lihtsalt nagu mingile fucking firmale, on ju, et Ledgeri rahakott on hea. Ei, see rahakott võib hea olla tõesti. See tarkvara võib lihtsalt pasa kokku panna. Tarkvara võib pasa kokku panna. Nii lihtne see ongi. Nagu me näeme Cold Cardi puhul, 6 aastat ei kontrollitud, kas kood päriselt töötab. Sa arvad, et see on nagu normaalne asi. Sa arvad nagu seda, et Ledgeri puhul on normaalne see, et siis see kood on nagu siis serverites üleval, on ju. Nagu häkitakse Ledgeri serverid, on kõik su raha läinud, on ju. Mingi kuradi vigane update tuleb alla. Vaat, mul on ka Ledger, on. Kas mul raha seal on? On. Kas ma usaldan teda? Ei usalda. Kas mul on Coinbase? On. Kas mul Coinbase'is on? On. Kas ma usaldan teda? Ei usalda. Kas mul on telefoni rahakott? On. Kas mul on seal midagi? On. Kas ma usaldan teda? Ei usalda. Vaat. Sest see nii kaua, kui see kuradi patsiga poisid saavad siin kuradi klõps teha, on ju, ligi pääseda kõigile, nii kaua ei usalda me mitte midagi. Vaat. Sularaha on ka pulli sitt, võtta parem kuradi hõbedat. Hõbedat või kulda. Et see Cold Cardiga kuradi läks minema lihtsalt 130 miljonit ja iga päevaga kasvab. Alguses oli see, et mingi 3-40 miljonit läks Cold Cardiga rotti, siis järjest tulevad uudised alla, kuidas päevades kasvas see asi kõik. Lõpuks on praegusel eilse info põhjal on mul teada, et see, et ei viitsitud kontrollida, kas kood töötab päriselt, on $130 miljonit kaotanud inimesed sellest külmrahakotis. Ja Ledgeril on see nõrkus, et on closed source code. See tähendab siis suletud lähtekood on Ledgeril. Ledgeri puhul on see asi, et kui tarkvara arendaja paneb mõni varguse nupu sisse, tagaukse, siis kinnine lähtekood ei näita sulle mitte midagi, mida on arendaja teinud. Tresoril, kas mulle Tresor meeldib? Ei tea, aga Tresori eelis on see, et on avatud lähtekood. Kõik inimesed saavad näha, mida on arendaja sisse toppinud, mis funktsiooni. Et Ledger on viimane asi, mida ma üldse usaldan. Ja külmrahakottidega on see, mille poole ma siis kaldun, on tegelikult avatud lähtekoodiga. Et ma näen, mis asi on seal sees, on ju, pandud. Ja kuumrahakottidega on sama teema, et ma kaldun nende rahakottide poole, kus on vaja raha kandmiseks teha selline asi, et kas ma pean selle mustri joonistama või sõrmejälje panema, et ei ole nii, et lihtsalt saad võtta vaata nagu selle
koodikese võib-olla kuskilt häkkida ja saata mu raha minema, vaata. Ja näiteks päris huvitav lahendus, mille ma eile avastasin, on XRP rahakott Xaman. Xamanis on näiteks selline asi, et Xamanisse ei salvestata isegi mitte sinu seed phrase'i ehk sinu see lähtesõna või seemnesõna. Sinu seemnefraas on ka Xamanis mitte salvestatud. Et kui sa oma seemnefraasi ära kaotad, siis ongi su rahakotiga 100% kööga. Mitte see, et sa võid veel kuskilt nagu võtta sellest progest välja. Xamaniga sa ei saa. Et selle tõttu mina usaldaks Xamanit XRP jaoks palju rohkem kui Ledgerit. Sellepärast, et ei ole võimalik näha üldse mitte kellegil minu koode. Ma saan ainult sisse siis, kui ma reaalselt panen füüsilised koodid sisse, mitte et on nähtavalt salvestatud need koodid, et ma klõpsan sinna, näita mulle koode, vaata. Ja ongi nagu selline asi, see minu subjektiivne arvamus, vaata. Minu subjektiivne arvamus puhtalt. Ja Hedera rahakotist on siis see, mis ta ongi hashback wallet, see meeldib mulle, sellepärast, et ma pean sõrme mustri joonistama. Ei ole nii, et lihtsalt jälle kuskil võib nagu kood olla ja keegi võib su koodi lahti nagu muukida, ei. Mustrit sa lahti niimoodi ei muugi, vaata. Selle kuradi, sul on vaja nagu, see on nagu see füüsiline nupuvajutus, mis on vaata külm rahakotil. See on väga sarnane ja minu arvates sellele, et vaata füüsilise rahakoti teeb turvaliseks see, et sa pead vajutama 2 nuppu alla, et tehing teha. Ja nendel rahakottidel, mis on kuumad, on minu jaoks, ma hetkel ei ole uurinud seda, et uuri ise edasi, ole targem, mitte ära targuta nagu garaaž, aga mulle just nende kuumade ehk programmiliste rahakottide puhul meeldib see, et mulle tundub see, et see on nagu külm rahakott, kus ma pean vajutama nuppu, et kanne teha, sest kui ma seda mustrit vaata, ei joonista, ei toimu seda kannet vaata. Ei ole nii, et ma topin vaata koodi sisse ja kõik põmm-papp on läinud vaata. Tänan kõiki kingituste eest, tänan kõiki südamete eest, tänan kõiki, kes jagavad minu laivi, sest ma lihtsalt olen seda väärt ju. Ma olen lihtsalt seda väärt. No kui sa, Jänku Russ, väidad seda, et see muster on olemuselt kood, kui ta töötab nii, selleks on vaja seda asja uurida, et ma ei hakka praegu sellel teemal vaata diskuteerima, et kui on 100% tõestatud ära, et ta on olemuselt kood, siis see selleks. Tähendab, siis ma tõstan käpad püsti. Aga vähemalt mulle tundub ta nii, et ta on nagu see vajutuse moment, vaata, mis on külmal rahakotil. Vaat. Ja teine on siis need sõrmejäljed, vaata, sõrmejäljega saatmine, et ka see tundub minu jaoks hetkel päris selline nagu turvaline variant, et ta ei ole lihtsalt vaata see kood, aga kui ta on olemuselt kood, siis ma ei tea, saad sa aru, sa ei saa ju pappi saata, putsi, sa pead mu sõrme vajutama ju sinna, vaata, sa pead ju olemuselt saama kuidagi selle ekraani peale mu sõrme, et käivitada see arvu, selles telefonis see arvu saamine, vaata, et nüüd vend tahab saata, Aga see selleks. Klassikaline osa tuleb nüüd jälle mängu siin laivis. Mõnele meeldib tuleshow, mõnele meeldivad trellid, mõnele meeldib Dubais valetada. Aga krüptogaraažile meeldib aeg-ajalt teha väike toss. Kõigepealt võtame väikse ringi, paneme puupiiritust natukene ja krüptogaraaž on ikkagi heteromees. Ta võtab nagu siit selle kotid maha, vaata, ta ei nühi vaata kotte vastu nägu, et Bitcoini torad ja Sooniku pätid võivad vaata neid kuradi korki siin nühkida vastu nägu, et ma võtan need kotid maha, vaata. Jänku Russ ütleb, et sõrmejälg arvutis kood tegelikult, aga eks jah, las jääb. Ei, ma ütlen seda, et ma tunnistan sulle, Jänku Russ, et ma lähen uurin seda peale laivi järgi. Et selle tõttu ma ütlen seda, et ärge võtke seda tõe pähe, ärge võtke ei minu väljendit tõe pähe ega ka Jänku Russi väljendit. Tehke see asi ise endale selgeks. Unikaalsed paternid genereeritakse algoritmiga koodiks, ütleb Jänku Russ. Su mõttes tundub olema särav loogika. Kordan veel kord. Su jutus on loogika, millest ma saan 100% aru. Ja ma lähen pärast
kontrollin selle enda jaoks üle. Teised tehke ka. Aga võtame ette siis järgnemise legendaarse artikli Bitcoinid toladele. Vot, paneme põlema, võtame jälle ühe pänni vastu, vaata. Panso ütleb, mis sa Calvin Hill mehest arvad, teeb ka siin TikTokis häid livesid. Kahjuks ei tea, kes on härra Calvin Hill, et puudub arvamus. Aga artikkel on meil järgmine. Michael Saylor, siis mikropeenise juht, see vend, kes on mingi 10 miljardit või 13 miljardit bitcoiniga miinuses. Pole hullu, võõra rahaga on miinuses. Ja huvitav küll, et kuidas tal siis see asi nii perse läheb, on ju, ilmselgelt saame kohe vastuse. Michael Saylor ütles, et ChatGPT aitas nende firmal välja töötada 15 miljardi dollari suuruse rahastamisplaani. Saylor ütles, et AI aitas nende firmal kujundada uusi kapitalituru struktuure, mis rahastasid miljardeid dollareid. Strategy tegevdirektor Michael Saylor ütles, et tehisintellekt mängis rolli selles, et aidata ettevõttel koguda miljardeid. Siis võiks öelda nagu seda, et kui ChatGPT suutis Michael Saylorile raha sebida, siis äkki ta oleks võinud lasta tal olla ka siis nagu selle ChatGPT see peainvestor, vaata. Selles suhtes nagu, et tundub, et ChatGPT saab paremini hakkama kui see kuradi Michael Saylor oma finantsüritusega, et kui ikkagi ollakse juba nagu 13 miljardit võõrast raha miinuses, aga kuidas maksis ilusti siis Michael Saylor vaata dividende välja oma Bitcoini pealt. Ei, vaata lugu on selles, et meie firmaga on kõik asjad vaata korras, et ütles Michael Saylor, et me müüsime maha need Bitcoinid ainult, mis olid plussis. Vend ütleb seda, väga ededaid skeeme saab nagu finantsmaailmas teha, et sa saad oma firmat näidata nagu paremana, et oletame, Michael Sayloril on peaaegu seal oma firmas 1 miljon Bitcoini ja nagu sealt ühest puntrast siis, kus kõik koos on seal, ta otsis üles need Bitcoinid just, mis ta ostis hästi-hästi varakult ja need olid plussis ja ta müüs maha need siis, mis plussis olid ja selle tõttu nüüd firma näeb palju parem välja, sellepärast, et ei müüdud miinuses vara, vaid müüdi plussis olevat vara. Huvitav, kas seal nagu on ta ka selle kuradi Sooniku poistega sõber või? Jõle ägedad skeemid on kõigil nagu neil. See on nagu ikka kuradi teine kosmos, mille peale ei oskagi kuradi midagi öelda, vaata 5+ vennad. Nii. Samsung, kus sina seda infot saad? Rahvusvahelised uudisteportaalid. Krüptogaraaž käib läbi vähemalt 50-60 uudisteportaali, ennem kui ma tulen siia siis soiuma. Jänku russ umbes sama nagu ostad lattu banaani ja müüd esimesena ostetud banaani esimesena. Täpselt nii. See on lausa ära nagu selles suhtes märgistatud, et see on see odavam banaan, vaata. Ja see on krüptokanal, kus me siis tegeleme vahepeal uurimistööga ja paljastame siis erinevaid pettusi ja nii ta on. Et põhimõtteliselt käis üks huvitav mõte läbi, et kui keegi tahab, et ma uuriks mingit skeemi või mingit asja, milles ta sees on, siis ta võib mulle privaatselt kirjutada siis mu Gmaili peale. Ma teen kõik uurimustöö, nime ma ei avalda, aga siin laivis kannan ta ette, et ilmselgelt on paljud inimesed kiitnud minu seda huvitavat võimet leida infot internetis, et miks mitte siis seda ära kasutada, et hüvanguks.
et kui keegi on mingis süsteemis sees ja kahtleb selles, tahab lisainfot, aga kuskilt seda ei saa, siis võib mulle Gmaili peale kirjutada, et Gmail on mul iga video all ja kui sa kirjutad mu Gmaili peale, siis võid ka äkki tahta liituda väikse annetuse eest minu selle privaatklubiga, kus saad lugeda mu neid uurimustöid. Sa oled uuriv-ment või mis ametnik, ma olen lihtsalt krüptogaraaž. Ametilt olen ma tisler, jutu poolest olen ma uuriv krüptoajakirjanik. Jutu poolest. Vot. Et tasuline klubi või siis annetusklubi on mul 50 €. Seal näed kõiki uurimustöid aktsiatest, krüptost ja millest iganes. Vahepeal teen siis koolitusi, kuidas mängurahaga kaubelda ja nii ta on. Ja Samsung annab nüüd välja uudis, et Samsung annab stabiilsete müntide toe siis Samsung Walletile. Samsung tutvustas Samsung Walleti ehk Samsungi rahakoti uut suuna Galaxy Unpacked üritusel, avaldades plaanid laiendada platvormi traditsioonilisest maksefunktsioonidest kaugemale, et hõlmata stabiilseid münte. Kuigi funktsionaalsust pole veel välja lastud, esitles ettevõte seda osana oma pikaajalisest teekaardist, paigutades selle kõrvale olemasolevate walleti funktsioonidega nagu maksekaardid, digitaalsed ID-d, pangakaardid ja digitaalsed võtmed. Sooduskood on see, et eelmise aasta augustis oli 5 sotti see klubi. Siis rahvakarmide või selliste soojade palvete peale siin 100 peale, siis inimesed kirjutasid veel, et ma tahan su infot, aga lihtsalt perekondlik seis on raske, siis ma lasin 50 €. Et kui sa ei ole suuteline annetama hea info eest 50 €, siis sinu koht ei ole finantsmaailmas. Võta heaks või pane pahaks. Nii lihtne see ongi. Et kui sa hakkad saad sa aru seda, vaata, ma ütlen nüüd avalikult ühe asja välja. Ma tegin ühele mehele uurimustöö ära. Kuradi 120+ lehekülge, PDF-fail kõikidest tema krüptodest. Mees luges läbi, ütles seda, et see raha, mis ma annetasin sulle, see 50 on vähe, ma kannan sulle 5 sotti juurde. Vaat, kui inimesed hindavad mu tööd nii kuradi kõrgelt, et originaalsummast annetavad rohkem, siis türa ma tulen siin kauplema mingi rotiga või, kes ei suuda 50 € välja köhida ja tahab saada kuradi esmaklassilist infot või. Äripäev pluss, kus pole sul sittagi uudiseid, on kuumaks peaaegu 50 €. Sa tuled siin, tahad saada kuradi, mul on mingi 2-3 tuhat lehte uurimustöid üleval seal kuradi fucking klubis. Ja sa arvad nagu, et 50 € on palju. Kuradi 200 leheküljelised raamatud on juba 50 €, vaata. Lähed kurat kauplema seal raamatupoes või? Kuule, see raamat maksab nii palju, et ma annan sulle 5, siis võtan. Türa raamatupoes kutsutakse sulle Apollos seal lõunakeskuses kuradi turvakohale. Üks väänab kõri peal sul põlve, teine lükkab sulle kuradi nuia sittarisse, onja. Seal sa ei julge tulla kauplema, onja. Aga siin julged. Mine kirjuta ja sebi kokku kuradi 1000 lehekülgi. Ma näitan sulle ühte patakat. Uurimustöid, uudiseid, näed. Siin on 1000 lehekülge. 1000 lehekülge, mis ma olen sisse lugenud. 1000 leheküljelise põletasin ära. Kuskil 5000 lehekülge on veel printida, kui mitte juba 10 000. Ja sul on kuradi julgust tulla siin kuradi kauplema 50 € üle. TM Markets on ja mõttetu lälin, plokk peale, põmm. Plokk peale.
nii halvale kui heale. Vaat. Kas uusi edukaid krüptosid ka otsid ja räägid neist oma klubis? Jaa, aga minu krüptod on seotud päris maailmaga, mida ma uurin. Ma ei uuri shitcoine, ma ei uuri meemcoine, ma uurin krüptosid, millel on rahvusvahelised lepingud. Kui sa tahad teada, kui kõrgtasemel võivad olla minu uurimustööd, siis vaata minu intervjuud või seda saadet KG ja JP otsivad Sonic AI tõde. Seal on ilusti näha, mis standardiga ma suudan teha uurimustööd. Vot. Kui Maailmapank on krüptopartner, olen mina selle krüptopartner ehk siis ostja. Kui IMF on partner, olen mina selle krüptotahtja. Kui USA Föderaalreserv on selle krüptopartner, olen mina tahtja. Vat. Mis nimetus? CryptoSecrets 24. Mis nimetus? Küsimärk. Nüüd küsin mina, mis nimetus? Küsimärk. Panso paneb vaatasin juba ja pöial, mis sellega mõtted? Sooniku video, noh. Tore kui meeldis. Et tavastandard on see, et ma panen korralikult puid alla kõigile, aga Jaanus Peenemaa soov oli see, et jääme viisakaks, siis tuleb laivi, ma tulin sellele soovile vastu ja nii lihtne see oligi, et selle tõttu, kui keegi on kuskil skämmis sees on ju, või ei tea, kas asi on skäm, siis ma võin teha privaatselt uurimustöö, nime ma ei avalda, aga laivis kannan ette näiteks, et vot selline asi on liikvel siin ja vot see asi on probleemiks. Vot, kui on seal probleeme. Et Samsungisse tulevad ilusti need sammused walletid, digi-ID-d, kõik need asjad on ju. Ja nüüd on siis Ripple'i poolt artikkel välja lastud. Ripple'i Ubri ületab 60 akadeemilist partnerit AI tokeniseerimise ja kvantumi järgsete läbimurretega. Tšau Garage, tšau ahjukartul. Ripple'i Ubri kasvab enam kui 60 akadeemilise partnerini, toites siis läbimurdeid AI põhises rahanduses ja kvantumi järgses turvalisuses tokeniseeritud turgudel. Ripple'i ülikooli plokiahela teadusalgatus Ubri on laienenud enam kui 60 juhtiva ülikoolini üle maailma, rõhutades akadeemia ühe olulisemat rolli plokiahela innovatsiooni edendamisel. Mis sellest nüüd võiks nagu aru saada? Kas Bitcoinil on mingid ülikoolid taga, kellega tehakse koostööd? Ei ole, aga vaatad, kuidas Bitcoini tollad räägivad. See on tulevikuraha. Huvitav küll, et ülikoolid, kus tehakse tulevikku, ei ole sellest tulevikust midagi kuulnud. See on küll põnev ju. Ai loed maha ju. See on rahvusvaheline uudis. Ripple'i Ubri ületab 60 akadeemilist tundi. Vabandust, 60 akadeemilist partnerit. Noh, rahvusvaheline uudis. Sa ütled, et ai loed maha. Ma ei mõista sind. Rahvusvahelised uudised on AI poolt tehtud või? Ma ei tea, noh, äkki sind seemendas ka siis AI juba, vaata, kui see AI sind nagu painab, vaata. Pole midagi öelda. Kasvage suureks selle AI koha pealt. AI on tööriist. Vaat, AI on tööriist. Kui seda kasutada ei oska, siis noh, ma ei tea, naelapüss on ka tööriist, aga vaat, kui seda suhu topid on ja plõks-plõks teed on ja siis on ta ohtlik ju, noh. Et kui sa ei oska tööriista kasutada, siis ära tööriista süüdista. Nii lihtne see asi on. Vot. See verstapost selgus, mis oli siis salajane hetkel eelmise aasta aruandest. Plokiahela teaduse edendamine reaalse maailma mõjuga. Vot. Alates 2018. aastast on siis käivitatud ja edasi veetud seda Ripple'i ülikoolide siis võrgustikku. Vot.
Rippli, Shark, mõttetud küsimused, panen ploki peale, see on nii lihtsalt mõttetu troll, vaata. Et krüptogaraaž on kuningas garaažis, ülejäänud on alluvad, on ainult üks arvamus, see on krüptogaraaži arvamus, sest see on õige arvamus. Ja sama on ka tasulises klubis, et kui sa tuled oma homoerootikat ajama sinna, siis viskan su välja. Annetus ongi kompensatsiooniks selle eest, et ma su kuradi pervertsusi pidin taluma. Aga kui oled mõistlik mees, siis suhtlen sinuga samamoodi, nagu oli mul Jaanus Peenemaa video. Nii lihtne ongi asi. Et kumba sa tahad, kas sa tahad saada nagu show garaaži või sa tahad saada intellektuaalset garaaži. Valik on sinu, sõltub sinu käitumisest, et ma peegeldan seda, mida sina annad mulle, vaata. Et annad mulle sitta, saad seda tonnide viisi vastu lausa, annad mulle head. Saad tonnide viisi head vastu, nii lihtne see ongi. Vot. Rippli ülikooli võrgustik toidab järgmist innovatsioonilainet. Teine keskendub tokeniseeritud varade ja digitaalsetele turgudele. Siis Ubri ehk siis Rippli, see ülikoolide ühendus. Ubri teadlased toetavad, arendavad uusi viise maailma varade, sealhulgas väärtpaberite, kinnisvarakaupade ja muude finantsinstrumentide esindamiseks ja kaubanduseks plokiahela võrkudes. See tähendab seda, et 60 ülikooli Rippli all või Rippli sõbrana töötavad palehigis, et vedada edasi plokiahelat. See lisab nagu mulle seda julgust siis sinna natukene oma vastutusel investeerida. Vaat, see on minu põhjus, üks põhjustest, miks ma olen XRP-d natukene ostnud. Ostsin 1,5 tükki. Nii lihtne see ongi. Kui ülikooli teadlased on mängus, siis ma tahaks ka seal mängus sees olla. Ma ei ole targem kui need 60 ülikooli teadlast, kes on seljad risti kokku löönud, vaata, et. Nii lihtne see ongi, et sa ei pea olema tark nagu selles suhtes investeerimismaailmas. Sa pead nagu olema nagu selles suhtes mõistusega, et saama aru, kus kohas on su piirid, mis on su maksimum, mis sa suudad teha, onja. Ja kui sa pead aru saama sellest, et sa ei ole tark, vaata seda, neela alla see ülbus, et sa ei ole tark, näed, mida tark inimene teeb, vaata, kas see tundub loogiline? Kas tundub loogiline see, et Bitcoinil pole ühtegi ülikooli teadlast taga? Kas tundub see täiesti nagu äge ja loogiline, et Ripplil on praegu 60 ülikooli selja taga, kes töötavad selle nimel, et asi edasi läheks? Juba astud nagu sinna XRP poole, mina astun juba natuke, et nii lihtne need asjad ongi. Ja nüüd väikene kriminaalne uudis siia vahele. Plokiahela turvafirma Slowmist, aeglane udu, väga huvitav pealkiri, huvitav firma nimi, paljastas Maci süsteemi oleva siis infovarguse, mis võimaldas Telegrami seansse kaaperdada ja digivaluuta rahakotte sihtida, paljastades siis ründeahela, mis võiks anda ründajatele volitamata juurdepääsu kontodele ja digitaalsetele varadele. Pahalaine sihib siis MacOSi võtmehoidjat Safari selles veebisüsteemis on ja Apple'i märkmeid, Telegram desktopi kohalikke andmeid ja enam kui tosina digitaalvaluuta rahakoti andmebaase. Et riistvara võib sul hea olla, kui tarkvara veab alt, siis pole midagi teha. Ja sellepärast mulle meeldib hoida natukene, kui mitte väga suurt osa oma rahast krüptobörsil, mis on MiCA regulatsiooni all, siis MiCA regulatsioon näeb ette seda, et kui Coinbase'ist mu raha rotti lastakse, mitte siis minu süü läbi, siis Coinbase peab selle tagasi sebima. Aga kui sa siin kuskil mujal hoiad, siis nagu need kuulsad on, et ise vastutav rahakott, et pole sinu
võtmed pole sinu krüpto, aga kui sul üldse polegi enam krüptot tänu sellele, et mingi kuradi tarkvara veab alt, on ju. Noh. Vot nii nagu, et me ei tasu siin särada nagu, et üks asi on siis nii hea ja üks asi on siis nagu halb. XRP ahel valmistub $1 triljoni suuruseks tokeniseerimise ajastuks. Sihtides 1,5 miljonit kasutajat Stellar rahakott integratsiooni kaudu. XRP ahel on valmis $1 triljoni suuruseks tokeniseerimise buumiks. Kuna 3–5 sekundiline arveldus ja Stellar rahakoti integreerimine soodustavad kasutuselevõttu. Kes siis ei tea veel? Kes siis ei tea veel, on see, et XRP ja Stellar Lumeni tegija on üks ja sama mees, Jed McCaleb. Et polegi ime siis, et Stellar ja XRP töötavad koos. Kes siis nagu veel mõistuselt aru ei saanud, et XRP ja XLM, et sarnased asjad ju. XRP Ledger sihib $1 triljoni suurust tokeniseerimise võimalust. XRP ahel areneb kiiresti kaugemale oma mainest maksevõrgustikuna, kerkides esile ploki ahelana, mis on ehitatud spetsiaalselt institutsionaalseks tokeniseerimiseks. Kuna tokeniseeritud reaalsete maailmade varade turg liigub mitme triljoni suuruse tuleviku poole, pakub XRP juba täna infrastruktuuri, mida finantsasutused vajavad. Mitte et koostöö käib ja juhingi siis tähelepanu, et miks on nagu need igasugused fännpoisid ja ainuvaata selle ühe krüptokummardajad eksiteel on järgneval põhjusel. Head krüptod teevad kõik omavahel koostööd. Head krüptod ei võitle üksteise vastu. Nad teevad reaalselt koostööd omavahel, sellepärast et krüpto, mis on loodud kõige jaoks, ei ole hea krüpto, sellepärast et asi, mis sobib kõigeks, ei kõlba mitte millekski. Ja sellepärast ongi loodud sellised DLT platvormid nagu siis XRP, Stellar ja siis XTC ja Hedera, kus võivad läbi sõita siis erinevad plokiahelad. Nad on sellised nagu peateed, kus võivad väiksed kaubikud ehk teised plokiahelad läbi minna. Ja sellel lihtsal põhjusel ongi mõistlik, enda jaoks mõistlik, mis ma tegin. Ma võtsin neid nii peateid kui väikseid kaubaautosid, kes sõidavad ringi. Ja niimoodi ta siis on. Et mündid, mis päriselt asju teevad, mitte nagu Bitcoin, mis ei tee mitte sittagi. Ja nüüd vaatame, mida teeb siis Circle. Circle on siis stabiildollari tegija, USDC, ja Circle jooksutab oma digidollarit Stellar Lumeni ahelas. Stellar Lumeni ahelas jookseb siis digidollar. Ja sama Stellar Lumen liigutab siis ka Ukraina sõjapõgenike raha Circle'iga koostöös. Nüüd tuli siis ÜRO uurimustöö välja, et Stellar Lumenit kasutati Süürias, Kolumbias, kus iganes Kongo-Mongos ja ÜRO leidis seda, et sellistes majanduslikult või turvalisuse poole pealt sitas kohtades sobib siis väga hästi Stellar Lumen raha liigutajaks. Et raha liigutamiskulud
ehk siis summast 10%, mis oli Süürias vanasti, viidi alla siis 10 pealt toodi alla 2% peale. Ja väga huvitav küll, et suured madinad käivad, aga kurat, suured nagu krüptoprojektid jooksevad nendes madina piirkondades, et põnev pehmelt öeldes. Ei tea, kas mingit stress-testimisi tehakse seal või? Pole õrna aimugi. Ja Circle ostab siis IBM-i plokiahela patendivara ja temast saab Ameerika suurim omanik. USDC emitent omandas ühe tehinguga IBM-ilt ligi 1000 patenti, kuid IBM toetab siis endiselt USDC kõige ohtlikumat rivaali. Kes siis veel ei tea? Kes siis veel ei tea, siis IBM kasutab ka Stellar Lumenit ja Linuxit oma igasuguste Hyperledger pesude jaoks. Et absoluutselt on kõik suurfirmad omavahel läbi imbunud, kasutavad üksteise neid teenuseid, üksteise koode ja niimoodi ta on. Miks XRP vahepeal alla on kukkunud? Spekulatiivne manipulatsioon. Vot, ja tuleme siis nüüd Aasiasse. Aasias on selline makseasutus nagu Hiina seal regioonis Lian, Digitech ja Union Pay teevad koostööd AI agentide piiriüleste maksete alal. Esimesena välja rullunud ideena kavatsevad ettevõtted käivitada siis inimese sekkumisega AI agendi makselahenduse. Nii, Lian on siis, tegutseb nüüd makseasjadega seal, otsivad seal partnereid, teevad siis seal nagu hanked, kus tuleks nüüd AI need makserobotid siis sinna Liani ja kes veel ei tea, siis Ripple XRP-s jooksevad juba AI robotid, kes makseid teostavad ja kui me uurime natuke Liani tausta, saame teada selle, et Lian International tegi veebruaris 2018 koostöölepingu Ripple'iga, et kasutada Ripple Neti ettevõtete siis võrku. Vot. Nojah, teevad teile show'd. Kui krüptogaraaži ei oleks, siis sa ütleksid, see uudis on bullshit, vaata, et näed, et siin nüüd Lian korraldab hanke, aga see hanke korraldamise uudis on sulle show, sellepärast, et ta on varsti 10 aastat Ripple'i partner ja Ripple'il jooksevad AI agendid sees, kes teevad makseid, Vot, et kui kõik suured asutused tahavad XRP-d, siis tahan ka mina natukene teda. Selline äärmiselt lihtne loogika. Tokeniseeritud Tesla, Nvidia ja SpaceXi aktsiad jõuavad siis XRP ahelasse. Kui XRP ja RLUSD toidavad siis AI agendi arveldusi. XRP Ledger laieneb maksetest kaugemale, tokeniseeritud siis aktsiate peale üle. AI toega tehakse siis XRP-s ja RLUSD-s makseid ja Mastercardi integratsioon on siis seal taustal, kus siis tehakse veel neid lisaasju. Vot. Kui ikkagi aktsia läheb XRP-sse, sellepärast XRP langeb, et temasse pannakse praegu nii palju asju ja hind lähebki ülesse siis, kui on see saavutatud siis nagu see kontsentraat, et enam ei ole mitte midagi sinna panna. Vot, sellel lihtsal põhjusel see kuradi hind ka tõuseb ülesse alles siis, kui ahelasse on kõik pandud. Kui tavainimene näeb seda, et XRP on 1 euro, 2 eurot, homme on 3 eurot, ülehomme 4 eurot, siis igasugune ahvi investor saab aru, et XRP on väga-väga hea asi ja ma lähen selle peale, Aga lugu on nüüd selline, et seda ei ole vaja,
et lihtsalt on, ma ütlen nagu ära seda, et see, kui mingi kuradi münt, näiteks isegi kui XRP kukuks praegu 1 sendi peale, kui sa loed nagu ette, ahah, lepinguid pole ära öeldud, lepinguid tuleb juurde, on ju, et kui kõik asi areneb edasi, on ju, siis see on lihtsalt 100% spekulatiivne hinna siis alla toomine, spekulatiivne puhtalt ja naturaalselt. Vot. Nüüd võtame siis ette sellise uudise nagu QuoteTrade. QuoteTrade käivitab siis AI tarkpooli süsteemi DEXi XTC võrgus natiivse USDC ja 5-kordse võimendusega. Mis asi on tarkpool? Eile rääkisin. Eile tuli uudis välja sellest, et kui aprillis oli ainult mõni tehing, siis tänasel päeval on 15% kogu krüptotehingutest, mida institutsioonid teevad, jooksevad läbi mustade vannide. Mustad vannid on need kohad, kus pole mitte sittagi näha, ainult suured issid näevad, kuidas raha liigub. Ja nüüd antakse teada seda, et QuoteTrade käivitab musta vanni XTC võrgus natiivselt USDC-ga ja 5-kordse võimendusega. QuoteTrade on käivitanud natiivse toe XTC võrgule ja Circle'i väljastatud stabiildollarile. XTC-s integratsioon saabub ajal, mil XTC ületab 1,1 miljardi dollari suurust siis tokeniseeritud reaalset maailma varade seda komplekti, mis seal sees on. Ja lugu ongi selline siis mõnus, et kõik suured krüptod, pean silmas suurte lepingutega, ta ei pea olema hinnalt suur. Ta ei pea olema hinnalt suur, et kui ta on suurte lepingutega, siis ta on minu jaoks suur krüpto. Ehk siis kõik suurte lepingutega krüptod teevad omavahel koostööd. Kes siis veel ei tea, siis USDC on ju Stellar Lumeni ahelas, on ju, kordan veel üle. XTC on ju väga huvitav, nagu inimesed võiks mõelda, nagu et meil on XLM, on ju, meil on XRP, on ju, meil on XRP, XLM ja XTC, on ju. Kõik need kuradi pornomüüdid teevad omavahel koostööd, on ju, aga siin XRP on parim, Stellar on parim ja siis keegi ütleb vahepeal, Bitcoin on parim, ei ole. Bitcoin ei ole parim, on ju. Ei ole, näed, suured mündid teevad koostööd, loovad musti vannisid, liigutavad omavahel rahasid. Ja kui kõik need suured tegelased siis töötavad seal omavahel koos, on ju, siis tahan mina ka seal süsteemis olla koos. Aga kuna lugu on selline, et homme tuleb mulle siia õpilane, kes tahab teada, kuidas ma tasuta raha kauplemisvõistlustel edukalt tegin, siis pean minema nüüd toimetama, panin tema jaoks juba kaljaleivalikku, teen oma kodukalja talle külakostiks, lähen vaatan, kuidas juba hapukurk käärib ja siis mees pidi võtma oma liha kaasa, et mulle meeldib hirmsalt Korea grilli teha. Korea grill on siis see, et viskad liha lõkke peale, küpsetad ära ja pärast on eraldi väikestes kausikestes siis erinevad marinaadid, et saad ise oma maitse timmida, vaata, et ei ole nii, et oled sunnitud sööma nagu siis ühte sellist nagu produkti või tegema hästi palju erinevaid šašlõkke, et piisab sellest, kui on sul erinevates kaussides erinevad sellised kastmed, ka õunaäädikaga, sojakastmega, küüslauguga ja nii edasi, vaata. Et siis ootan põnevusega, soovin härrasmehele turvalist sõitu Eestisse, kaugelt ta tuleb mulle külla, et soovin, et tema sõit oleks ilus, kena ja turvaline, et ta jõuaks ilusti homme lõunaks siia minu juurde. Mina igatahes ootan teda, garaaž on ilusti soojas, õlleleib on leos, õhtul enne magama minekut panen suhkru ja pärmi sisse, saab valmis ilusti kena, kosutav kali, mida ta juba on saanud, ta on ühe korra juba siin käinud ja siis täna mõtlesin, et teen ekstra spetsial oma retsepti järgi ka siis hapukurki, et meil saab olema põnev päev, et saame juua kodukalja, hapukurki, loodame, et perse lahti ei lähe, aga kuna ma siin maal elan, et puud ja põõsad pole kaugel, et vahepeal kiire sammuga jooksed elupuu taha ja saab jätkata siis õppimist. Et tänan tähelepanu eest ja pidage meeles, kes tahab, et ma mingit uurimustööd teeks,
võta ühendust minuga Gmaili teel, kui sul on mingi skeemi kahtlus, ma teen sellest laivi. Kui sa tahad, et ma mingit krüptot uuriks, siis kirjuta mulle, ma mõtlen selle üle. Ja mul on siis annetuse baasil on klubi, kus sa näed tuhandeid ja kümneid tuhandeid lehti, uurimustöid ja mul on siis väike selline nagu paberraha kauplemiskoolitus, et tšau, pakaa, näeme garaažis, olge mõnusad poisid ja tüdrukud, kõike head.